järjekordne Kuikur etapp Tõnijalt Lõve jõeni. Olengi praegu Tõnijal ja paar sõna ka siis Tõnija külast endas. Seda on juba mainitud 1453. aastal. No küll Tonejegel nime all. Võib öelda, et samal aastal Osmanid vallutasid Konstantinoopoli. Siin Tõnija külaväljakul või bussipeatuse kõrval on ka mälestuskivi, kus on siis kirjas Tõnija anno 1453. Kusjuures need tähed on, metalltähed on sepistanud kohalik sepp Ülo Sink. Tegu on siis päris vana külaga. Praeguseks on siin elanikke umbes 50. Teatud mõttes oleme täiesti suvalisel ristmikul. Sealt läheb kruusatee, see on siis asfalttee. Aga väidetavalt see on siis Sõprustee. Nõukogude ajal rajati 2 kolhoosi vahele see tee, et siis hõlpsemini saaksid inimesed liikuda 2 kolhoosi vahelt. Et sealne ala oli rohkem selline soostunud, et korralikku sellist liikumisteed ei olnud. Eks siis sellise parem sõprussuhteid hoida 2 kolhoosi vahel. Aga seal lõpus on ka üks, või selle tee peal on ka üks järsem kurv, nimetatakse surmakurviks. Kui sa ikkagi suure hooga lähed, siis väga lihtsasti võid selle kurvi pealt ikkagi välja sõita. Selline huvitav fakt. Aga järgmine sihtkoht on tegelikult siin mitte üldse kaugel. Lähme vaatame Aleksander Sanniku sünnikohta. Aleksander Sanniku sünnikoht alias Saaremaa Suur-Tõll oli siis jõumees ja raskejõustiku propageerija. Tema siis siin Kure külasse on pandud väike mälestuskivi ja väidetavalt on ta selle kivi toonud siia oma kätega. Mitte küll siia mälestuskiviks, aga ju siis selle kivi ka tegi omal ajal jõudu küll. Et alustaski iseseisvalt oma jõutreeninguga kodutalus ja väidetavalt oli siis mingi hetk tõesti Eestimaa kõvem mees. Siin on ka üks foto, kus ta siis 16 meest hoiab oma turjal. Aga jah, kahjuks hukkus õnnetult järjekordsel etendusel, kui traktor tema rinnale asetatud laudsillalt tema peale libises. Siia siis sünnikohta metsa või siis padrikusse ma ei hakka tungima või uurima. Peakski tulema siia pigem siis mitte sellisel suvisemal ajal. Aga mälestusmärk on siia 1985. aastal püsti pandud ja on ikka hea, et tunnustatakse ja mälestatakse sellist kõva meest. Nii, jõudsin Valjala külla. Mind on teeritamas siin ilusti Toonekurg posti otsas. Aga küla ise on väga ilus. Külamaja oli või rahvamaja oli väga ilus. Muru on niidetud. Majad ilusad. Nii et selline armas, ilus Saaremaa küla. Kas või lihtsalt läbi sõita ja uudistada. Toonekurg tahtis ka mind teist korda tervitada. Lendas ühe posti pealt mulle siia järgmise posti peale. Tšau. Jah, mul läheb hästi. Kuidas sinul läheb? Läheb ka hästi. Väga tore. Siin on silt. Meile meeldib Valjale. Mulle hakkab ka meeldima. Välli jõusaal. Sama kiire jooksu vahel ühe kiire harjutuse ka siin teha ja siis edasi minna. Midagi sellist jäi mul siia tee peale. Mis asi see on? Vaatame kohe. Loomets. Ühesõna rohkem selline infotahvel. Pagan, kodutöö tegemata, et kas siin on ka selline õpperada? Ma tean, et on küll terviserada siin, aga võib-olla mingi õpperada ka siin.
ühesõnaga infotahvel, info loo metsa kohta. Järgmine, ma nüüd on järgmine infotahvel, mis siin on? Soolaik. Ohoo, jõudsin vist terviserajal. Vaatan, siin on ka lausa discgolfi rada. 7. positsioon. Ühesõnaga tundub, et see korv on seal. Mul ühtegi discgolfi kaasas ei ole. Ehk siin peab siis ettevaatlik olema, kes siis siin terviserajal jookseb, suusatab, rattaga sõidab, et siis mõnega vopsu kuklast ei saa. No võt, kuhu ma olen nüüd sattunud. Selline koht nagu Valjala maalinn, seda juba mainib Läti Hendriku kroonika, kui aastal 1227 toimus piiramine sakslaste poolt. Sakslaste ristivägi oli tulnud siis Saaremaale, löönud Muhu all juba saarlased kõik nii-öelda alistanud ja nüüd oli siis Valjala piiramine käis siin. Jah, kui öelda siis otseselt ei vallutatud seda linnust, et kokku lepiti piirajatega alistamine. Tuli leppida sellega, et tuleb ennast ära ristida ja noh, muidugi anti ka varad ära ja arvata võib, et pärast seda tuli hakata ka Valjala kirikut ehitama. See, mis nüüd Valjalas praegu on, et kõige vanem kivikirik Eestis. Loomulikult tol hetkel oli see kirik palju väiksem kui see, mida me tänapäeval näeme. Aga läheks vaataks seda valli ennast ka. Algselt linnus ise oli siis korralik kivivalliga, et see muldkeha siia ette on hiljem alles kuhjatud. No võt. Selline ta siis praegu on. Loomulikult olid need vallid kõrgemad, aega mööda on see varisenud, ära veetud neid kivesid. Ohohoo, aga ilmselt siin on ka selline külaplats. Peetakse võib-olla ilmselt jaanituld ka ja on tervisepordi keskus ka siin terviseraja näol. Igatahes vahva. Jooksuetapp Tõnijalt Lõvejõeni on tehtud. Mind üllatas tõesti Valjala küla. Kes ei ole seal käinud, muidugi alati Kujastu Kuressaare suure maantee pealt sõidetakse mööda Valjalast, ei põigata sisse. Kindlasti soovitan. Väga ilus küla, külastega kirikud, maa, linna. Aga minu poolt kõik, eks siin jõeetapp on järgmine. Minu poolt kõik ja näeme uuesti. See ei olnud nüüd järgmine etapp, vaid see oli lihtsalt pesu pärast jooksmist. Võiks võtta, ära kasutada juba veekogu, mis siin samas lähedal on. Aga mis siis ikkagi järgmine etapp on, seda juba näete hiljem.